vaikselt siin kogunema, ma näen, et meid veel ei ole nii palju kohale jõudnud, kui vähemalt registreerimise järgi oli arvata, et ma teen väikse sissejuhatuse, et võib-olla siis veel inimesed ka kogunevad. Et esiteks tere tulemast. Meil on Tehnikaülikoolis käimas selline põnev üritus nagu jätkusuutlikkuse nädal, mis siis kestab kogu käimasoleva nädala ja selle nädala raames toimuvad meil igasugused erinevad üritused, millele ühele te olete siis kohale jõudnud. Ja meie siis selle tänase veebiseminari eesmärgiks on rääkida natuke sellest, kuidas ja miks korraldada jätkusuutlikke üritusi ja millised probleemid võivad selliste ürituste korraldamisega kaasa tulla. Et üks selline kindlasti võib-olla mõnes mõttes märkamatu probleem või väike probleem on suitsukonid ja siis meil on nii-öelda teises pooles räägime täpsemalt ka sellest, et mis see probleem täpselt konidega on ja kuidas seda lahendada. Nii et meil on hästi mitmekesine seltskond inimesi rääkimas, et alustame sellise üldisema teemaga, lähme kitsama peale kokku. Kõik küsimused ja kommentaarid on ka väga oodatud vestluse aknasse, et me saaksime seda võib-olla teha kohati sellises seminari vormis, et iga ettekandja teeb võib-olla natuke omamoodi. Et kõige esimesena on meil plaanis kuulata Katret, kes on juba, ma näen, valmis. Et väga hea, et siit kuuleme natukene, Katril vist on niimoodi loengu moodi sätitud, aga usutavasti võib ka sulle kirjutada küsimusi vestlusesse, et saame neid jooksvalt võtta. Ja siis lähme tasapisi edasi, et aitäh, et tulite ja annan hea meelega sõna Katrel üle. Tere. Kuulete mind, jah? Väga tore. Nii, aitäh, et ühesõnaga minul on väga hea meel. Saan teile täna rääkida, eriti hea meel ma saan rääkida enne Island Soundi paapu, et Island Sound on meile olnud suureks nagu inspiratsiooniks nii Tekko kui oma keskkonnalahenduste poolest, nii et tuleb lahe, et ma saan enne rääkida, et ma teen korraks kõigepealt enne, kui ma slaidid panen, ma teile slaidid ka ikka nagu vana moeliselt, et kes ma olen, nagu juba tutvustada sai, ma olen Katre, üritusturundusagentuurist Yolos. Me oleme tegutsenud 13 aastat. Mina olen olnud Yoloses 9 aastat ja valdavalt korraldanud üritusi, olnud projektijuht, aga alates eelmisest aastast on minu peal siis jätkusuutlikkuse juurutamine Yoloses, et meie eesmärk on siis see, et tulevikus kõik need üritused, mis me teeme, nad oleksid võimalikult jätkusuutlikud, et me juurutaks seal igasse rakku põhimõtteliselt, mis meil on. Et selline lühike ülevaade. Ja ma kindlasti ütlen alguses ära, et kuna see teema on nii uus ja nii värske, et me ei ole seal maal veel, et me saaks öelda, et meie korraldatavad üritused on kõige jätkusuutlikumad, aga alates eelmisest aastast ma olen päris süsteemselt sellega tööd teinud, et ma siis räägin teile natuke siis praktilisest poolest ja jagan teile nüüd oma ekraani. Nii. Näete, jah? Jaa, väga hästi näha. Mul on kõik ilma kaamera pildita, see on super imelik on rääkida, nii kui ma ei saa aru, et kas kuuletakse, vaadatakse. Ühesõnaga, siis mis asi on üldse jätkusuutlikkus? Ma ütlen ära, et mu slaidid on inglise keeles. Ma arvan, et kõik mõistavad inglise keelt, aga ma räägin eesti keeles lihtsalt slaidid, kuna meil on hästi palju pigem selliseid kliente, kellele me peame asju esitama inglise keeles, siis mul on parem teha üks korralik esitlus, mis on inglise keeles. Ma alustan sellest, et mis asi on üldse jätkusuutlikkus, hästi lühidalt proovin siis teha, et see tegelikult ei ole ainult keskkond, me üldiselt räägime valdavalt keskkonna aspektist, aga tegelikult on seal ka majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus osad, et sotsiaalne näiteks nagu võrdsus, diskrimineerimine, mitmekesisus, kogukond, sellised asjad ja majandusliku osa peal on näiteks ressurssidele ligipääsetavus ja üleüldse ka nagu majanduslik heaolu. Et need on ju tegelikult 3 komponenti, aga ma ütlen ausalt, ka meie Yoloses oleme praegu keskendunud peamiselt sellele keskkonna aspektile. Me näeme, et see on see, kus me saame kõige suuremat mõju saavutada.
et seega ma räägin täna jah, pigem sellisest keskkonnavaatest. Et esimene asi, mis ma kohe tahan öelda, et kindlasti kui te nüüd, teie olete juba, ma arvan, seal maal, et te juba mõtlete selle peale, et kuidas siis, teil on see teema juba nagu omane ilmselt selles mõttes, et teil on juba see mõtteviis, et tahaks asju teha paremini, tahaks asju teha keskkonnasäästlikumalt. Aga siin ma tahan öelda, et see juhtu üleöö, et meie oleme süsteemselt sellega tegelenud tõesti eelmise aasta keskpaigast ja me oleme tegelikult ikka selle teekonna väga nagu algusest, sest hästi palju aega läheb, et üldse nagu aru saada sellest süsteemist, sellest, mis asi on keskkonnasäästlik, mis asi ei ole ja siis juurutada neid protsesse, et kuidas sa siis neid asju üldse teed. Et tõesõnaga on selline ajamahukas ettevõtmine. Ja lühike siis selline, et ülevaade, et miks üldse te peaksite oma ürituste korraldamisel mõtlema jätkusuutlikkuse peale. Et number 1 on see, mida kõige rohkem võib-olla teatakse või räägitakse, on süsiniku jalajäljest, et kui te oma üritusi jätkusuutlikult korraldate, kindlasti saate läbi selle süsiniku jalajälge vähendada, saate oma organisatsiooni siis tööandja brändi parandada ja tegelikult ütleme ausalt, et ikkagi ettevõtetelt tänapäeval oodatakse seda, et nad on sotsiaalselt vastutustundlikud. Kas senimaani on kõik okei, kuulete hästi ja näete mind ja nii, ma räägin nagu üsjale seinale? Ja, kõik on väga hästi. Jah, väga hea. Nii, siin on üks hästi huvitav fakt teile. Et fakt sellest, et kui me muudaksime tarbijate käitumist, siis läbi selle oleks tegelikult Euroopa Liidus võimalik vähendada 1/3 süsinikuemissioonidest. See on minust hästi kõnekas fakt sellest, kuidas see teema ei ole ainult suurte energiahiidude teema või et me tegelikult läbi oma ürituste saame ju kõige rohkem muuta inimeste käitumist, nende väärtusi, nende valikuid ja nende teadlikkust tõsta. Et mõtlengi, meie üritused käivad aastas läbi 10 000 inimesed, et ma näengi kõige suuremat väärtust seal, et me saame läbi oma ürituste nende inimeste teadlikkust tõsta ja nemad siis saavad omakorda teha teadlikumaid valikuid, et olla keskkonnasäästlikum. Aga kui me läheme nüüd nagu konkreetsemaks, et kus me siis saame päriselt siis seda sellist nagu keskkonna mõju siis vähendada üritustel, et me oleme need asjad jaganud selliseks 5 kategooriaks. Et esimene on transport, toit ja jook, jäätmed, produktsioon ja viimane energia. Et need kõik need asjad tegelikult, need ei ole nüüd ainult nagu, need ei ole mingi jolo, see on meie välja mõeldud, et tegelikult kui te hakkate sellel teemaga tegelema ja internetis ringi suustama, siis te näete, et tegelikult igasuguseid juhendeid ja materjal on juba maailmas loodud ja nad enam-vähem on tegelikult kõik nagu nendesse kategooriates, siis et nimetused võib-olla mõndadel nagu erinevad. Aga räägime siis transpordist kõigepealt. Et mul on nagu mõned võib-olla sellised huvitavad faktid teile, sest inimesed armastavad numbreid ja et muidu me räägime hästi võib-olla teoreetiliselt, et 70%, need on siis kõik nagu keskmine statistika, mis on nagu internetis leitav, et keskmiselt 70% ürituste CO2-st tuleb lennutranspordist. Et see ilmselt nüüd nendele võib-olla nii väga neid inimesi puuduta, kes võib-olla korraldavad ainult Eesti sees üritusi, kus tulevad ainult Eesti inimesed kohale. Meie näiteks korraldame väga palju üritusi selliseid, kus tulevad üle maailma inimesed kohale. Näiteks meie klientideks on Bolt, Wise ja neil tõesti tulevad Eestisse siis kokku tuhanded inimesed igalt poolt üle maailma teistest kontoritest ja sealt moodustab siis see lennutransport väga suure jalajälje. Ja veel võib-olla kõnekat fakti, et näiteks mis need numbrid tekiti ja sellest, et kui tavaliselt räägitakse, lihtsalt öeldakse üritustel, et ärge tulge oma autoga, kasutage ühistransporti, siis me tahtsimegi näiteks oma kliendi Wise'i puhul astuda sammu kaugemale ja päriselt siis anda neile nagu ette, et okei, mis need alternatiivid on siis Eestisse tulemiseks lennuki asemel. Muidugi neid väga palju ei ole.
just, aga näiteks, et Wise'il oletame, et ongi see, et on Londonis väga suur kontor, sealt tuleb palju inimesi Eestisse ja me arvutamegi välja, et sealt lennukiga Londonist Eestisse lennates on inimese siis CO2 jalajälg 270 kilogrammi versus, kui ta tuleks pool teed rongiga Berliini ja Berliinist lennukiga Eestisse, siis oleks süsiniku jalajälg juba 100 kilogrammi võrra väiksem, et päris suur vahe. Ja kusjuures on neid inimesi, kes tegelikult on nõus sõitma ka pikki päevi rongiga, sellepärast, et olla keskkonnasõbralikum. Ja veel üks huvitav fakt, mida ma olen välja arvutanud, et näiteks keskmiselt, kui me võtame 500 inimest, tahame viiatame suvepäevadele näiteks Tartusse bussidega, siis selle kogumiku CO2 jalajälg oleks 19 tonni versus kui me viiks nad rongiga, siis on poole võrra väiksem 8 tonni. Et päris suur vahe, et valida pigem rongitransport. Ja kuidas me siis saame üldse selle transpordi jalajälge vahendada, et ma mõtlen, mingid asjad, millest ma räägin, tunduvad teile väga basic ja võib-olla, et seda me teeme jumala ammu juba, mis on hästi tore, kui te nii tunnete, aga lihtsalt ma võib-olla räägin natuke, et millega me oleme põrkunud, mille vastu siis, et mis need on nagu üldiselt soovitused, aga mis need võib-olla reaalsus siis on. Et esiteks siis see punkt, et valida asukoht selle järgi, et kuhu sa peaksid nagu kõige vähem inimesi kohale lennutama või kuhu pääseb ühistranspordiga, et selge see, et näiteks kui meil ongi, et peakski valima ürituse kohta selle järgi, et me valime selle riigi, kus siis kõige rohkem neid kohalikke inimesi on. Et muidugi veel parem, kui iga üks püsiks oma riigis ja ei reisiks, aga tegelikult inimesed ikkagi vajavad selliseid kokkusaamisi ja üritusi, et selles mõttes me päris nagu mida rääkida ei saa. Aga väga tahaks öelda, et valige Eestis ka toimumiskohti selle järgi, kui te teete mingid suvepäevi asju, et kuhu pääseks rongiga. Ma tean, et see nagu super palju võimalusi selleks tegelikult ei ole. Et eks ongi selline reaalsus versus nagu ideaalmaailm. Aga teine kindlasti soovitus on, et tegelikult pakkuda, ikkagi organiseerida üritustel selline ühine buss transpordiks, mida ma arvan, et enamus juhtudel ka tehakse. Aga kolmas asi, mis on huvitav, et minu mõttes, et eelistada madala emissiooniga busse ja kui ma seda teemat uurima hakkasin, et mis see täpselt tähendab, siis ma alguses sain ühe meie partneri käest tagasi, et Eestis selliseid euro 6 busse väga palju ei ole. Et see nõuab ikkagi suuri investeeringuid ettevõtetelt ja peale koroona olukorda väga paljud ettevõtted ei taha investeeringuid teha. Ma siiski ei andnud rahu, ühesõnaga uurisime edasi, et tegelikult suured partnerid, nagu Lux Express, kelle bussin on tegelikult pildi peal euro 6 emissiooniga. Näiteks GoBus täiesti pakuvad selliseid busse, nad on päris palju raha investeerinud, et neid toetada. Et alati, kui te tellite bussi, siis tegelikult küsige, et te tahate selle standardiga busse. Mida see standard tähendab? See tähendab tegelikult seda, et selle standardi järgi nüüd bussid, millest tuleb õhku süsinikdioksiidi, selle määr on nüüd 55% väiksem kui eelneval. Ja üldse veel vanemad bussid, mis olid euro 3 normiga, mida huvitav fakt võib-olla, et euro 3 buss, kui võrrelda euro 6 normiga, siis 1 euro 6 võtab 42 euro 3 bussi vanemad. Kõike proovige ja küsige alati uusi busse. Et nii. Ja viimane siis nendest üks moment. Nii, mul on see teie pilt siin niimoodi ees, kohe jätkan. Nii, et valida siis toimumiskoht, selle järgi, kuhu pääseb siis lihtsalt, eks ju, jalgratta või jala, et kui me näiteks saate valida, oletame, et võtame näiteks Saku Suurhall või Viimsis mingi koht, siis tegelikult versus keskline koht, siis keskkonnasõbralikum oleks eelistada keskline kohta, siis sinna pääseb suurem hulk inimesi kohal ühistranspordiga. Nii, siis näiteks siinkohal kindlasti, et kui me juba julgustame inimesi tulema kohale jalgrattaga, siis et me peaks mõtlema läbi selle, et neile on olemas järelevalvega jalgrattaparkla.
et kui inimesed on mugavad, selleks, kui me tahame, et nad teeksid keskkonnasäästlikke otsuseid, siis me peame tegema neile võimalikult lihtsaks, võimalikult mugavaks, sest muidu nad sellega kaasa ei tule. Et kindlasti nad ei peaks mõtlema, et ma pean oma mingi jalgratta lukku kaasa võtma ja nii edasi. Ja teine, näiteks meil suvepäevadel on väga tihti on see, et kui teeme suuri üritusi, et see ürituse toimumiskoht on ühes kohas ja inimesed on erinevates hotellides laiali. Et siis seal meil tavaliselt, meil on tõesti olnud norm, et meil käib hotellide ja selle ürituse toimumiskoha vahel buss, et inimene saab kiirelt vahepeal tunnustada hotelli, käia siis sellise shuttle bussiga vahepeal ära. No tegelikult näiteks see aasta me planeerimegi nüüd vahetada selle ära selle vastu, et meil on suur jalgratta ja elektritõukside park, et ta saab siis seal hop-on, hop-off oma rattaga ära käia ja sellega tagasi tulla. Ja see, et siis motiveerida üldse inimesi tulema kohale jalgrattaga või näiteks jala, et pakkuda neile siis mingeid jalamassaaži või jalgrattahooldust. Ja no viimaks siis, mida me soovitame muidugi, et ei saa transpordijalajälgi ole võimalik ju lõpp nagu nullini viia, et siis lihtsalt kompenseerida seda näiteks mingid kohalike loodusfondi toetada või selliseid organisatsioone. Nii ma vaatan, palju mul aega on läinud, 13-16 juba. Nii. Toit ja jook on järgmine, et siin kohal on ka päris palju punkte, mida saab siis teha. Ma olen kindel, et te väga paljusid nendest juba tegelikult jälgite, aga võib-olla mõned ikkagi mõttesid saate. Tead huvitavad faktid, et kas te teadsite, et kui me nüüd tihti siin inimestel on arutelu, et kas siis peaks sööma pigem taimset toitu, mis tuleb kusagilt kaugelt, näiteks avokaadot või banaani või süüa liha, mis tuleb siit Eestimaa, siis nagu arvud ütlevad, et süsiniku jalajäljes 40% tuleb tegelikult selle toidu tootmisest või kasvatamisest ja 5% transpordist. Nii et igatahes keskkonnasõbralikum pigem siis süüa Ecuadorist pärit banaani kui Eestimaa lihaveist. Teine võib-olla fakt, mida ma ei tea, paljud võib-olla tean, see tegelikult veiseliha jalajälg on kõige suurem, 8–10 korda suurem kui linnul, näiteks kalkunil, kanal, sealihal, munal, et on kõige suurema jalajäljega toidu kategooria üldse. Et ma olen siin teile välja toonud, mida teil on huvitav vaadata, et see pirukas näitab seda, et näiteks kilogrammi veiseliha tootmiseks selle käigus tekib siis 60 kilogrammi CO2. Et te näete siis siin, et kõige, mille pilte siin ei ole, et kõige väiksemad on siis tegelikult, kui te vaatate root vegetables, et on tegelikult köögiviljad ja puuviljad, need on üldse alla 1 kilogrammi CO2, et vahe on tegelikult meeletu. Aga pikemalt sellele peatu praegu, et ühesõnaga kokkuvõttes saab öelda, et 10–50 korda on see CO2 määr madalama taimsetel toitudel versus siis loomsetel toitudel. See on päris suur kõnekas fakt. Ehk siis sellepärast ma jõuan esimese soovituseni, on tegelikult toidu osas vaikselt suurendada taimse toidu osakaalu. Ja me oleme ise teinud 9 meie püsikliendiga intervjuusid, et mida nemad arvavad sellisest jätkusuutlikest üritustest, mis nendel on oluline ja tegelikult mida väga palju on välja toodud, on see, et vaata, nagu ma ütlesin, roheliseks või keskkonnasõbralikuks ei saa muutuda üleöö, et me ei saa järsku lajatada üritusele, et vot, seekord on meil kõik taimetoit, sa saab jah teha näiteks Rohetiigri üritustel, kus me käime, kus kõik need ettevõtted, kes seal on, need inimesed juba on selle mõtteviisiga, aga kui me räägime näiteks, meie klientide hulgas on Swedbank või Omnivad või EAS, kus inimesed on tegelikult, neid on tuhandeid ja nad on harjunud alati asju tegema mingit kindlat moodi, kui sa järsku drastiliselt muudad, siis on oht, et sa muutud selliseks märsilohistajaks, selliseks mingiks roheaktivistiks, keda tegelikult nagu keegi kuulata ei taha, et seda tekib nagu selline tõrksus. Ja pigem nagu vaikselt suurendada taimse toidu osakaalu
ja võib-olla ka niimoodi, et näiteks Beyond Meat asju kasutavad inimesed ei saagi aru, et ta ei söö liha. Ja teisena siis tuleb see, et tõesti, et kohalikku toitu ja orgaanilist toitu ja jooki eelistada. Et siinkohal ma ütlen, et minu kogemus näitab seda, et jah, me ise oleme alati teinud ka nii, et öelnud oma cateringi partnerile. Palun, me tahaksime võimalikult eestimaist toorainet ja me rohkem tegelikult selle teemaga ei tegele. See on kõik. Nad pakuvad seda, mis neil lihtsalt kätte tuleb, nad vaatavad, aha, meil näeb üks asi, siin on mingi tore kala andsid Eestimaalt, aga me väga tegelikult rõhku ei pane sellele, et mida tegelikult peaks tegema, mis me nüüd nagu nüüdstel üritusel hakkan tegema, et me reaalselt kaardistame siis ära kõik need komponendid ja me saame protsentuaalselt vaadata, kui suur osa sellest menüüst ikkagi päriselt on meil kohalik, kui suur osa menüüst on meil päriselt mahetoit ja siis nagu juba analüüsida, et okei, võib-olla me peaksime midagi suurendama. Et see peab hästi nagu süviti sisse minema. Kolmas näide, ma seda videot ajapuhul ei hakka näitama, aga see on JCI maailmakonverentsis paar aastat tagasi, mis on üli hea näide, kus üks toidukord lõuna siis tehti sellest, et see oli Rimiga ja Toidupangaga ja Tervise Cateringiga koostöös, kus siis Rimis korjati kokku need toiduained, mis oleks läinud ära viskamisele. Kas köögiviljad ei näinud nii super ilusad välja, et neid müüki panna, kas mingi toidu kõlblikkuse kuupäev hakkas juba kukkuma ja siis need toidud viidi õhtul sinna cateringi partneri juurde, tema siis vaatas koha peal, mida ta neist süüa sai teha. Et meil on nüüd plaanis ühel üritusel teha nagu üks aktsioon samal viisil. Vaatame, kuidas välja tuleb. Ja viimane nendest hetkel siin on, et eelistada Fairtrade tooteid, millest on siis näiteks kohvi tee kõige tuntumad ja ma enne tänast üritust spetsiaalselt uurisin järgi ikkagi cateringi partneri, et no kui suur hinnavahe siis päriselt on Fairtrade kohvil ja tavalisel kohvil. Sest hästi tihti ma olen näinud, et inimestel on aru saama, et kogu see keskkonnasäästlik asi on nii kallis, seda ei saa teha, sest sellel on hirmus hinnavahe, aga tihtipeale me langeme selliste eelduste lõksu. Ja ma sain täna siis sellise info, meie püssipartner on meil Tervise Catering, kellega me koostööd teeme, et kui tavaline kohvitee maksab inimese kohta 90 senti pluss käibemaks, siis Fairtrade kohvitee hind oleks 1,4 eurot pluss käibemaks ehk siis 50 senti kallim. Samas, ma arvan, et väga paljudel ettevõtetel tegelikult on see raha selle eest maksta, sest see on tegelikult mõtteviisi küsimus, et see ilmselt väga paljudel juhtudel ei jää see raha taha. Siis edasi muidugi, mida ma arvan, enamus meil juba teevad, on tõesti see, et pakutakse kraanivett pudelivee asemel. Siis mida veel näiteks me oma üritustel, et kuidas et soovitame või oleme teinud nagu lahedaid mõtteid, et näiteks suvepäevade õhtul oletame, et sa teedki mingisuguse ühe toidulaua, mis on just selliste mingi väiketootjate toodetest tehtud, ja sa jutustad sinna juurde mingi loo. Et näed, et see Peet on Raudsiku talust, mingi onu Mati kaevas selle ise sealt oma kätega välja, et kuidagi rohkem tõstab esile seda kodumaist toitu. Ja kindlasti kolmas punkt, mis on hästi oluline minu meelest optimeerida toidukoguseid. Eestlastel on komme, et igaks juhuks peab tellima toitu rohkem. Ma saan aru, mitte mingil juhul ei taha, et see jääks puudu. Aga tegelikult me peaks mõtlema sellele, et igat toiduartiklit, mis tellime, ei pea jätkuma ürituse lõpuni. See ei ole tegelikult eesmärki omaette. Ja meil näiteks, ma näen, et mida me nüüd plaanime ka tegema hakata, me tegelikult väga ei ole teinud, et me ei ole üksikult analüüsinud oma kliente ja neid üritusi, et okei, kui palju seda toitu jäi üle, mis toitu seal täpsemalt üle jäi, et tegelikult kui sellist statistikat teha, kui te ka näiteks oma ettevõtete või oma klientide kohta teete, te võiksite tegelikult luua selle, et te saate vaadata, okei, mitmel aastal on jätnud nii palju inimesi tulemata, ma ei tea, et mingit seda toiduartiklit on kõige rohkem üle jäänud, okei, seda ma vähendan. Ja näiteks mitud suurklendid, kellele me teame, me tellimegi näiteks magustoitu 20% vähem õhtul. Et oletame on 1200 inimesele tavatoit tellitud, aga magustoit on 1000-le, sest tegelikult kõik ei söö magustoitu, mingid inimesed lähevad sellisel kellaajal juba ära, kes magustoitu söövad, et me juba optimeerime neid koguseid. Ja no lõpuks, et kui paljud teavad, et tegelikult te saate ka üritustele tellida eelnevad kokkulepped teha Toidupangaga või Foodloopiga, et siis järele jäänud toidu saaks viia abivajajateni.
Nii. Ma loodan, et teil on veel põnev või huvitav. Nii, jäätmed. Räägime jäätmetest siis. Et mul on mõned faktid, et kas te teadsite, et näiteks 500 milliliitrise tavaliselt vee plastikpudeli tootmiseks kulub 1 kilogramm CO2. Tuleb 1 kilogramm CO2. Ja selleks, et peatada kliima soojenemine, võiks inimene maksimaalselt päeval tekitada kogu oma elamise, söömise, tegelikult aastaste reisimiste kõigega keskmiselt 6,4 kilogrammit CO2 päevas. Ehk järgmine kord, kui te lähete ja mõtlete, kas te ostate midagi plastikpudelis või mitte, siis mõelge korraks, te tahate, et see plastikpudel moodustaks 1/6 teie siis jalajäljest. Siis fakt veel, et keskmiselt siis konverentsil ühe külalise kohta on 1,89 kilogrammi jäätmeid. Eestis on see kindlasti väiksem, sest see on selline pigem selline maailma ja võib-olla natuke Ameerika keskmine number. Ja see, et tegelikult 15–20% toidust läheb üritustel raisku. Et kuidas siis jäätmete keskkonna mõju vähendada? Üks asi, mis on minu arvates oluline mõtteviisi muutus, on tegelikult see, et me vahetame, see on muidugi juba elementaarne, et me sorteerime prügi, ma ei hakka sellest nagu eraldi rääkimagi, aga et me vahetame selle mõtteviisi ära, et meil ei ole mitte jäätmed kui probleem, prügi kui probleem, mida me sorteerime, vaid meil on tegelikult ressursside kogumiskohad. Et näiteks meil ongi nüüd, meil on üks suur üritus tulemas, kus me oleme täpselt läbi mõelnud selle, et meil ei ole enam mitte lihtsalt iga nurga peal sorteerimisprügikastid, vaid meil on terve sellise nagu suvepäevade ala peale 2-3 sellist suuremat ümberkäitlusala, mis on lahedalt dekotud, selles mõttes näeb äge välja, et inimene nagu vaatab, et mis asi see on. Ta tuleb sinna kohale. Tal on seal esiteks ka näidised väljas, mida kuhu ta peab panema, kuhu käivad täpselt pudelid, kuhu käivad banaanikoored ja see, et seal on siis ka inimesed juures, kes selgitavad, mida kuhu panna, mis me nendest pärast üritust teeme ja me kõik näiteks, me kaalume nüüd kõik need kogutud taarad, biojäätmed, plastikjäätmed, me kaalume need ära. Me saame juba siis järgmisel üritusel nagu teha selle kasutada võrdlusmomendina, et kas me saame vähendada neid koguseid. Et siin ongi see teine punkt sama, et tegelikult, et jäätmete osas tavaliselt üritustesse jäetakse selliseks, et kuidagi ma jätan selle vastutuse selle õlale, kelle näiteks ürituse alas ma olen. Vaatame, et ma olen kultuurikatlas, suva, mind ei huvita, kuidas see prügi sealt ära saab. Aga me teame, et tegelikult on väga palju nii, et koristaja tuleb, isegi on erinevad prügikastid, koristaja tuleb, ta pistab kõik ikka ühte, seda ei huvita, mis see saab, kuni selleni välja, et väga palju, et me ei ole alati, me ei saa kindel olla, et ka jäätmevedaja viib need jäätmed päriselt sorteeritud õigesse kohta, kuhu nad peavad minema. Et ma siin näen hästi tugevalt seda, et on oluline see, et on eraldi inimene, kes selle eest vastutab, kes kontrollib neid allhankjaid, kes kontrollib, et tal täpselt need pakendid lähevad sinna ja need töötatakse seal ümber, et jäätmed lähevad päriselt sinna komposteerimisse. Et see on selline, see Eestis see prügimajandus on selline hästi shady business, ütleme ausalt. Et sellepärast peab seal väga nagu kätt pulsil hoidma. Ja muidugi hästi tore sinna pilt, eks ju, Viljandi pärimusmuusika festivalist, Viljandi folgist, mis on hästi vahvad, sul on tõesti need rohesaadikud, kes siis selgitavad inimestele, kuhu nad midagi viskama peavad. Veel siis ilmselgelt, mida ma arvan, õnneks Eestis on see juba väga muutunud, et tõesti väga ühekordseid nõusid enam ei kasutata, ma igaks juhuks olen välja toonud, et vaadake Ringo lehel on mega palju taldrikuid, topse, supitaldrikuid, salatitaldrikuid, you name it, kõik erinevad variante, mida saab üritusele rentida, kuidas ei saa tavalisi nõusid kasutada. Et ka kuni veinipokaalideni kõigeni välja. Ja samamoodi neid asju pakuvad tegelikult panditops, Swinkart, Printback, et neid teenusepakkujaid on juba turul päris palju. Ja muidugi nagu see reuse or recycle 100% jäätmetest. See tähendab siin seda, et tegelikult see tähendab sellist mõtteviisi muutust. Tähendab mõtteviisi muutust, et kui me korraldame ürituse, siis me võtaksimegi endale juba eos selle, et okei, meil on praegu
see nüüd eesmärk sellel üritusel, et meil ei teki prügi, et kõik, mis meil tekib, me kas uuesti kasutame või laseme ümber töödelda. Ja kui me selle võtab iga inimene, kes selle projekti või üritusega töötab endale silme ette, siis tegelikult on näha, et need valikud teenusepakkujate ja pakutavate toodete ja asjade osas hakkavad muutuma. Et on selline pigem selline hästi nagu see lihtsa lausena kõlab, aga tegelikult, kui sa hakkad selle järgi tegema, sa näed, päris palju tööd on sellega. Ja muidugi viimaseks siin siis, et meil näiteks on alati üritustel olnud kombeks ürituse brändinguga tootamised, vetsusilte, infosilte, esmaabi, telgisilte, tegelikult on see täielik minevik, kedagi ei huvita, et need on läksid brändinguga, et tegelikult, et tee ühed korralikud ja kasuta neid kogu aeg üritusele. Nii, siis järgmine osa. Ma nüüd issand, ma olen juba 31, ma olen nii ajakavast maas. Okei, ma proovin hästi ruttu teha. On produktsioon. Et siin on fakt, et 1200 liitrit vett kulub, et tavaliste sellist tote bag'i, seda nagu kandekotti toota versus ümber töödeldud puuvillast ainult 0,02 liitrit kulub. Siis näiteks selline asi, et kas teate PVC, mille peale meie valdavalt teeme, oleme alati teinud mingeid viitasid, suunaviitasid, mingid taustaseina, kui meil on vaja, ma ei tea, Šveitsi mägesid toota, et meil õues tunduks, et mul on selja taga Šveitsi mäed, me oleme alati need PVC-le teinud, super maksi, kõige kahjulikum materjal üldse, ärge kasutage. Ma selle fakti peale hakka peatuma. Ja kuidas me siis saame seda produktsioonis seda jalajälge vähendada? Et esiteks on siis see, et seada kõikidele oma teenuse, oma pakkujatele, allhankijatele jätkusuutlikkuse kriteeriumid. Pannagi ükshaaval kirja, me olemegi teinud, me oleme hotellidele pannud kirja, me oleme pannud kirja dekopartnerile, cateringile, kõigile teinud selge listi, mis on need olulised asjad, mida tema peab jälgima ja miks see on meile oluline. Väga oluline siin, et kõiki personali treenida, sellest rääkida, sest tegelikult inimesed ei tea sellest teemast väga mitte midagi ja need tuleb kokku tuua, nendega neid tuleb harida. Ja nende tegelikult allhankete juures neid tuleb natuke monitoorida ja aidata ja veenduda, kas nad päriselt siis teevad keskkonnasõbralikke valikuid. Ja muidugi siis keskkonnasõbralike materjalide valik, et ma täna just, mul oli Ecoprintiga ka kõne sellest, et mis alternatiive siis selle PVC asemel saab kasutada. Ühesõnaga, see nõuab natukene nüüd nokitsemist ja süvenemist, aga tegelikult need materjal on ala riiboardid, looduslikud papid, mille peale saab otsa trükkida. Et lihtsalt peabki leidma õige partneri, kes mõtleb sinuga samamoodi ja ta on huvitatud sulle nende materjalide otsimisest ja pakkumisest. Siin ilmselgelt on see, et õnneks me eraldi ju tavaliselt üritustel väga palju spetsiaalselt selleks toodagi Eestis, õnneks väga palju asju renditakse. Teiseks punktiks see plaani oma transpordi, nii et tuleks kõik enam-vähem, et asjad tuleks ühe korraga ühest kohast. Mõtlengi, siin ma ei hakka pikemalt peatuma, et kui te teete omale neid mingid nänni asju, peate kindlasti näiteks messil ostma, inimestele pakkuma, siis valige, proovige, küsige oma allhankijatelt, mis on kõige keskkonnasõbralikum, miks ta on keskkonnasõbralikum, mis ta on võrreldes tavalise asjaga, miks ta parem on. Ja kõige viimane on energia korra, millest ma hetkel siin peatun. Et ma mõtlengi, et 9% nüüd, ma saangi öelda seda statistikat, kuna me oleme klientidega intervjuust teinud. Ja klientidest tahavad, et nende toimumiskoht üritused oleks mingi erakordne, keegi oleks kunagi käinud, alati kõige põhilisem asi. Aga samas ei mõisteta seda, et siin pildi peal on Põhjala tehase pilt. Me olime seal ühed esimesed, kes tegid seal parimad ettevõtted skaalat, jah. Seal pidime kõike ruumi kütma, tooma kohale genekat, vetsud, maksi suur kulu. Versus sellest, et võib-olla võiks teha kultuurikatlas üritust. Et siin ma olen selline kruiisiterminali super selline saadik, et minu meelest, või minu arvamuse kohaselt on kõige jätkusuutlikum event venue Tallinnas. Kas te teadsite, et nad kasutavad soojendamiseks merevett, kütteks, neil on katusel Tallinna üks suurimatest päikesepaneeli parkidest, nad kasutavad 100% taastuvenergiat, et nagu super koht, kus üritusi teha. Ja mulle meeldib see mõtteviisi muutus, näiteks üks klient, kes meil varem oligi püsiklient iga aasta,
ürituse tarbeks me pidime leidma talle uue koha, kus pole keegi kunagi käinud, siis nüüd, kuna talle on ka see keskkonna temaatika oluline, ütles, et okei, ma olen nõus tegema 2 aastat järjest samas kohas, sest see on tegelikult kõige keskkonnasõbralikum. Et see on lahe. Nii, ma sellel faktil ka ei hakka peatuma, sest siin ei ole nii aega. Aga selle energia asi on selles mõttes kõige keerulisem, ma olen siin tagasi, Eestis, et kõik need asjad, mis mul siin kirjas on, et tõesti teeliste toimumiskohta, kus ei pea telki, kütted, kõik asju kohale viima, okei. Siis näiteks see, et valida aastaenergia. No tegelikult enamus kohtades ei saa aasta reaalselt elus väga valida kahjuks. Õudselt tahaks, ei saa. Aga näiteks siin ka sellised asjad, et kalkuleerima miinimum, maksimaalne energiatarbimine. Ma kogu aeg mõtlesin, et miks seda peaks tegema. Miks energiatarbimine on nagu ta on. Aga see on just sellepärast, kui te kasutate genekaid generaatoreid, siis et te saaksite valida õige võimsusega generaatorit, ei oleks liiga võimas teile, mis kasutab siis liiga palju kütust. Nii, ma vabandan, mul on viimane sektsioon minu ettekandest, ma olen täiesti ajaliselt sisse sõitnud, aga ma leian, et on okei, jah? Ma nii, mõtlen seda sellesse, et ühesõnaga, mis on kõige nagu viimane ülioluline asi, on see, et neid asju tuleb kommunikeerida külalistele. Kõike, mis te teete. Et ma olen üles ehitanud selle asja nüüd nii, et selliste küsimustega, mida te võiksite omale endale esitada, kui te korraldate üritust, eks ju. Et kas te olete omal eelkommunikatsioonis üldse sellise jätkusuutlikkusele häälestatus andnud? Et siin ongi mul näide väikselt all, et te võiksite jutustada mingit lugu, et kui te seekord teete oma ürituse, nii, et te kas või mingit asja tahate teha keskkonnasäästlikumalt, aga ta on inimeste, et see mõjutab inimesi, eks ole, et nad saavad siis arvata, et seekord on üritus midagi teistmoodi, siis häälestage neid juba enne, et ala, meil on see oluline, sest et me seekord tahaksime teha nii. Teine, et kas sa oled selgitanud oma külalistele, miks ja mis asjad on siis eelneva üritusega võrreldes muutunud. Näide, et näiteks, et seekord on meil pool toidust taime toidupõhine näiteks. Ja see on selle pärast, et võt me säästame nii palju CO2. Ja 10 korda on siin lihtsalt nagu mingi suvaline praegu number, eks ju. Aga et te loote ka neile mingi konteksti, et miks see seekord need asjad on niimoodi tehtud. Siis, et kas te olete kommunikeerinud külalistele, mis on ootused neile. Näiteks, et kui me seekord ei paku enam plastikpudelites vett, vaid meil on vee täitmise automaadid, et me peame ikkagi neile ehitades kommunikeerima, et palun võtke oma pudelit kaasa ja siis ka ilmselgelt pooled jätavad maha, on selge. Me peame olema alati siis valmis selleks, et jah, meil on siis koha peal näiteks korduv kasutatavad plastiktopsid või pudelid, et mida saab siis, mis pärast pestakse uuesti ära. Et inimene ei tunne, et issand, see roheasi on hulluks, ma ei saa juua ka, ma ütlesin. Siis, et kas sa oled kaardistanud ära külaliste teekonna üritusel, see pilt on näide meie siis ühest 2019. aasta Wise'i suvepäevadest, kus me enam ei tõesti tahtnud kasutada neid PVC-silte, me kõik viidadest toredatest puidust aluste peal, kõik kriidiga uuesti kirjutatavad, korduv kasutatavad, tegelikult väga super lahendus, ma ei tea, mis me kogu aeg neid PVC-siltasid oleme teinud. Aga peab hästi selge, pange ennast külaliste kingadesse, mõelge läbi kogu see teekond üritusel. Kuidas ta tuleb, mis ta mõtleb, et tal oleks võimalikult mugav, sest ma ütlesin, inimene tuleb selle roheteemaga kaasa siis, kui see on talle mugav, lõbus, tore, cool, et kui ta nagu suhastub sellega. Siis kas sa oled selgelt neile kommunikeerid näiteks, kuidas üritusele tulla? Et tihti peale, nagu ma enne ütlesin juba, et öeldakse, et palun tulge ühistranspordiga. Aga tegelikult peaks lisama juurde, et näed, näiteks töö juures läheb, näed, Noblessneri peatust buss number 73 väljub nendel kellaaegadel ja jõuab, näed, sel kellaajal Vabaduse väljakule sinna asja kohale. Tule sellega. Ja kui sa tuled sellega, siis näed, sinu CO2 jalajälg on juba nii palju väiksem. Et me inimesele peaksime juba hästi nagu lihtsaks tegema ära selle, et ta peaks ise otsima, kuidas, mis ma saan, vaid ma ütlen sulle ära, kuidas sa saad. Ja et kas sa mõtle läbi, et mis on siis ürituse puhul need tegevused,
mida saab teha, et oma keskkonnamõju vähendada selles mõttes, mitte nagu produktsiooni mõttes, aga nagu siin piltide peal on meil näidised jälle meie tehtud üritustes, kus sa teed midagi head. See ei pruugi isegi olla ainult keskkonnale, näiteks siin me oleme värvinud Rae, Pärnus Raesta kooli staadionil mingit seda tribüüni või siis siin allpool pildil inimesed ehitasid oravatele või ehitasid mingisuguseid pesasid, mis läksid kuskile loodusradadele. Et me oleme hästi palju selliseid tegevusi teinud, et sa täpselt ehitadki mingid mesilast, tarusid, putukahotelle, käid lastekodu lastega mängimas, et peab siis nagu keskkonnale, kogukonnale tagasiandmise tegevused on ka väga olulised. Ja siis, et kas sa oled siis külalistele kommunikeerinud, mida nemad saavad teha, et olla keskkonnasõbralikumad. Näiteks, et näed, et selleks saad olla keskkonnasõbralikum, vali seekord veisiliha asemel kanaliha, et näed, see on nii palju vähem CO2 näiteks. Ja kas sa oled kommunikeerimisel ülioluline neid oma tulemusi, oma saavutusi järelkommunikatsioonis. Et näiteks ongi, et minu meelest seda on väga hästi teinudki Island Sound, kes ongi öelnud, et näed, me oleme säästnud nii palju nõusid tänu sellele, et meil ei ole ühekordseid nõusid, meil on nüüd korduvkasutatavad või et me näed nii palju toitu nüüd päästime, et me viisime selle toidupanka pärast, eks ju, abivajajad said. Et teha selline tõesti inimestele hästi nagu selliseks kergesti arusaadavaks, et mis siis head saavutati sellega neid tegevustega, mida sa tegid sellel üritusel keskkonna osas. Ja nüüd viimane mul siin eestikeelne slaid teile kõige olulisem, mida te võiksite, ma pärast saadame teile kindlasti, ma arvan, selle PDF-iga, kus te näete täpseid linke sellele, aga on olemas keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend, Tartu 2024. selle projekti raames loodud, mis on netist kõik vabalt leidav ja siis Tartu Loodusmaja alt on leitav keskkonnasõbraliku sündmuse küsimustik, kus siis on samamoodi õudselt lihtsalt ära toodud, mida te võiksite kõik kasutada, kui te üritusi korraldate. Et kas sa oled mõelnud nendele asjadele, et need on netist hästi leitavad ja ma soovitan kõigil neid kasutada. Nii, ja nüüd siis ongi kõik. Ma väga vabandan, ma enne harjutasin ja ma sain poole tunniga hakkama. Ei ole hullu, Katre, ma arvan, et kõigil on hästi huvitav ja räägite samast teemast, et võib-olla sa tegid sellise pikema sissejuhatuse, teistel nad saavad lihtsalt öelda, et see on samamoodi nagu Katre rääkis, et minul oli küll hästi huvitav ja vaatame, et äkki tuleb mingi küsimus veel vestluses, et mul oleks üks küsimus ja mul oleks üks kommentaar. Ma alustan võib-olla selle kommentaariga, et mina kui Tehnikaülikooli töötaja, et meil on ikkagi väga suur organisatsioon, meil on põhimõtteliselt 12 000 inimest linnakus, mitte küll igapäevaselt, aga põhimõtteliselt me mõjutame nii suurt hulka inimesi. Ja tegelikult mina näen, et me korraldame linnakus ka üritusi, aga see kõrghariduse andmine on ka mõnes mõttes nagu üks pikaajaline üritus, et see, millist keskkonda kujundame oma organisatsioonis sees, on mõnes mõttes nagu ka see peaks lähtuma samadest põhimõtetest, nagu sa täna välja tõid. Ja mis mulle väga meeldis, et tihti me ütleme, et prügiprobleem ja energiaprobleem on need asjad, millest täna tihti räägitakse. Seda ikkagi väga paljud organisatsioonid täna tegelevad nende teemadega, aga millest vähe räägitakse on toit ja kuna toit on ka minu akadeemilise uurimustöö keskmes, siis ma tegin ühe kiire kalkulatsiooni, lihtsalt silmaringi avardav. Sa tõid välja siin neid süsinikukilogramme ja Maailma Looduse Fond on öelnud, et eestlased toodavad siis 3 megatonni süsihappegaasi ekvivalenti aastas toidust. Toidu jalajälg on nii suur, et mul on hea meel, et sa selle tõstatasid. Täna ma näen, et see organisatsioonides nagu alaväärtustatud, et me tegeleme prügiga, aga me ei tegele toiduga. Ja meil on üha rohkem neid inimesi, kes tahavad teha seda keskkonnasõbralikuma valiku. Nad tahavad seda teha, aga nad ei saa, sest et see keskkond ei toeta seda. Ühest küljest, see küsimus, et ühest küljest on see, et on inimesi, kes seda tahaksid saada, kui nad tulevad su üritusele või sinu organisatsiooni, aga teisest küljest, kui palju peab nägema vaeva selleks, et näiteks ürituste korraldaja aspektist, et veenda seda ürituse ja siis tellijat näiteks, et teeme keskkonnasõbralikult või teeme rohkem taimseid roogasid või teeme prügisorteerimist. Palju peab sellega tegelema täna? Ma ütlengi, et see olenebki nüüd nagu
ettevõttes natuke, et meil on näiteks selliseid kliente, kes võib-olla ongi rohkem sellised nagu nooremad ja sellise mõtteviisiga, kes rohkem keskkonnale mõtlevad, siis nemad tulevad julgemalt kaasa sellega. Aga on samas tõesti traditsioonilisemad ettevõtted, kes ma saangi aru, et nagu ma ütlesingi, nad ei saa üleöö lajatada inimestele, et vot, nüüd ei saagi liha, sest mingid inimesed on just nagu super pahased, nad on oodanud seda, see on need ootus, et seal tulebki hästi step by step võtta. Et selles mõttes mul on nagu raske seda öelda, nii et nagu näiteks päris taimseks ei ole peaaegu keegi nõus minema, et nüüd meil üks klient tegelikult, kes on endale fookusest ja selle teema võtnud, ütles küll seekord, et vot, me oleme nõus 100% taimetoite või üldse pakkuma, mis oli nagu wow, et väga-väga vinge. Et tegelikult ju Soome linn ju tegi ka ju vaata selle poliitika, et nad ei paku enam liha oma üritustel, linna korraldatud üritustel. Et ma ütlengi, et see on nagu selline, et peabki minema vaikselt, samm haavalt, pluss me peame tõestama alati kliente, et toit on hea. Ütleme ausalt, et väga paljuski ongi see, et on negatiivne arvamus sellest, et sa ei taha süüa mingit salatit. Aga tegelikult taimetoit ei ole ainult salat. Et siin ongi see, et ka tegelikult meie cateringi partnerid peavad ennast rohkem ka ise õppima, veel paremaid taimetoite, mitmekesisemaid tegema, et ka selles osas ise arenema, et see olekski maitsev päriselt. Väga head kommentaarid. Ja see linn muide on Helsingi. Helsingil on ka see eesmärk siis olla rohepealinna staatuses ja siis nemad tõesti tegid standardina kõik oma üritused taimseteks. Ja üks lähenemine, mida on veel tehtud, on see, et on keelustatud siis näiteks oma üritustel või näiteks Helsingi ülikool tegi seda, et keelustas siis kõige keskkonnavaenulikumad lihatooted, et veise- ja lambaliha, mis on kõige suurema süsiniku jalajäljega. Et neid lähenemisi on ilmselt erinevaid, aga täna mul on hea meel, et sa üldse tood selle lauale, selle toidu teema, sest et sellest ei räägita piisavalt arvestades, mis see reaalne arv seal on, kui me vaatame neid numbreid. Üks küsimus on Killilt, et kust saab arvutada CO2 jalajälge? Et võib-olla seda täpsustama, võib-olla sa oskad kohe öelda, kuidas teie need arvud olete saanud, kui te... Ja sellega on selles mõttes, et CO2 jalajällega on nagu see keeruline lugu, et näiteks transpordi jalajälge, netis on hästi palju vabalt leitavad kalkulaatorid selles osas, siis kõik need arvud, mis ma siin välja olen toonud, on alla kas mingi Euroopa Liidu mingitest arvutustest tehtud, ma ei ole ise neid asju arvutanud peale selle transpordi. Et need on nagu mingitest uurimustest võetud, aga me oleme uurinud ise seda, et samamoodi alguses, kui me suure urraaga hakkasime selle teemaga tegelema, siis mul oli kasvu suur plaan, et kohe me teeme see aasta pilootürituse ja me mõõdame sealt kõik, kogu ürituse CO2 ära. Me tegime ürituse elutsükli analüüsi, kõik asjad kaardistasime ära, mis mõõdikud üldse, mida saab üldse mõõta ja nii edasi. Ja siis saime hinnapakkumise selle asja mõõtmiseks. Ja see oli ikkagi nagu suht kosmiline, et selles mõttes, et mul ükski klient seda ilmselt ära ei osta, aga ükski suur ettevõte, rääkimata sellest, et me ise meil endal oleks vahendeid sinna praegu investeerida. Ja see oli veel see on mitte selle meie jaoks mudeli väljatöötamine, vaid see oli lihtsalt ühe konkreetse ürituse jalajälje mõõtmine. See oli seal mingi üle 7000 euro midagi sellist. Aga ma olengi nagu selles mõttes, ma olen seda lobitööd siin teinud hästi palju. Eestis on ju tegelikult 2 ettevõtet, kes neid asju mõõdavad, Sustineere ja mis see teine oli, praegu ei tule meelde. Ühesõnaga, et Sustineerega palju koostöö, nagu mõtteid vahetanud, öelnud, et näed, et tegelikult võiks olla see, et nad ise toodaksid selle mudeli välja ja kõik, kes üritusi korraldavad, saavad siis neid paluda mingi sümboolse, mingi normaalse raha eest anda oma andmed ja siis nemad ütleksid neile kategooriate kaupa meile, siis mis see CO2 jalajälg on. See lihtsalt nõuab neilt, vaata, kuna selle jalajälje mõõtmise taga on mingid sellised valemid, mis on nagu see GHG protokolli järgi, mis on siis päriselt mingid nagu rahvusvaheliselt tunnustatud standard, mingid tunnustatud valeme ei ole nii, et mina tegin põlve otsast siin ise, eks ju. Et siis nad peavad iga asja jaoks, iga sellise ürituse nagu komponendi jaoks selle kuidagi eraldi nagu kokku otsima, et sellest nagu üldmudelit sealt veel ei ole, sellepärast ta maksab esialgu hästi palju. Aga ma arvan, mõne aasta pärast me oleme seal, kus me iga ürituse korraldaja saab anda oma andmed ja võila, palun öelge mulle kõiki nende asjade CO2 jalajälg. Aitäh sulle, Katri, et kui sa ei pea ära minema, siis ole edasi, äkki saab siin teistega diskussioonis veel midagi uut lauale tuua või rääkida. Aga muidu annaks Paabule sõna, et saab rääkida siis ühe konkreetse ürituse näitel, et kuidas neid põhimõtteid saab rakendada või peaks rakendada. Ja tere!
kiitus Katrele, nii põhjalik ja kihvt lugu, väga tublid olete. Et rõõm on näha, et tegelikult väga paljud püüavad ja tahavad ja unistavad ja see meie väike Eesti ja ürituskorraldus muutub aina rohelisemaks iga päevaga. Et Katre rääkis väga palju asju ära, mida ma oleks ka ilmselt maininud, ma ei taha nagu üldse korrata. Ja ma olen nagu nii palju rääkinud ka sellest, mis me teinud oleme. Ehk siis on kohati nagu endale tundub jube kordamine. Aga võib-olla ma pean natukene minema või lähen juurte juurde, et kust see kõik on alguse saanud ja see võiks siis nii-öelda inspireerida ja julgustama ka kõiki teisi unistama ja oma mingi tõekspidamistele kindlaks jääma, mis puudutavad kas rohelist maailma või muude unistuste poole püüdlemist. Et mina olen ise Saaremaal sündinud, Saaremaal kasvanud ja juba väiksena mäletan, kui mul käisid mandrilt külalised, siis kes kogemata kommipaber kukkus taskust mööda või läks see meelega mööda, siis meil oli kodus õpetatud, et kommipaberit maha ei viska, see läheb taskusse, et kus see prügi siin Saaremaal läheb. Ma mäletan seda väga väiksest saadik juba, et prügi tuli kokku korjata ja loodust hoida. Ja sellise kasvatusega sellise koduse kasvatusega ma tulen ja meie kodukoht Orissaare ja siinne Illiku laid. Ma olen siin üle 10 aasta sündmusi teinud ja 2017 me saime omale päris pika kindluse, et siin miskit korraldada. Ehk siis me sõlmisime Illiku laiul asuvate kinnistutega 35-aastase hoonestusõigusega lepingu. Ja siin on ka sadam ja palju muud ja olles selleks ajaks juba omajagu Tallinnas ja mujal Eestis sündmusi korraldanud, siis me otsustasime, et teeme siin laiu peal midagi, mida me oskame, mitte me ei hakka väga jalgratast leiutama. Ja otsustasime, et teeme ühe suure festivali ja toome neutraalsel pinnasel kokku võimalikult palju kunstnikke, muusikuid, kultuure ja justkui tõestame, et me suudame luua siia festivali platsile ühtse festivali pere, et ei ole vahet, kes on kelle fänn või kes kelle laps, et need on meie kõigi lapsed, meie kõigi pidutsejad ja selle idee üheks taustaks sai veel ka see, et me koos püüdleme rohelisema sündmuse poole. Ja ega me täpselt alguses ei teadnudki, mida me teeme. Meie eesmärk oli lihtsalt festivaliplats võimalikult puhas hoida, sest et me teadsime, et kui palju inimesi kokku tuleb, siis tuleb ka kindlasti palju prügi. Et mis on need esimesed asjad, mida me saame vältida, mida me saame vähendada, mida me saame taaskasutada. Ja kui ma ilmselt siin mingi aeg jutu lõpus ütlen, et selle ja ka tegelikult Katre välja tõi, et see kogu roheline tegemine on võrdlemisi kulukas või kallis, siis mis meid sundis või tõukas headele ideedele ja rohesuunana oli tegelikult see, et meil ei olnud raha. Et me ei saanud väga paljusid asju lubada. Ja see sundis mõtlema kastist välja. Peamiselt ma pean silmas erinevaid kunstiprojekte, lavade lahendusi, ka siis üle festivali joogivee vedamist. Et me väga palju taaskasutasime, küsisime ja mind on juba festivali alguses saadik teatakse, et minu lemmiklause on, et küsija suu pihta ei lööda. See on üks asi, mida ma tõesti ei karda ja ma julgustan ka kõiki teisi küsima
küsimuse valjusti välja ütlema, kui on mingi soov midagi lahendada. Et kui raha ei ole, et siis tegelikult jagada oma mõtteid universumiga ja ka teistega ja võib abi olla lähemal kui arvata osata. Aga 2017 me esimesel festivali aastal aeg on nii palju möödas ja me oleme kuidagi lati nii kõrgele seadnud, et ma tegelikult nagu väga ei mäletagi, et me midagi erilist oleks teinud, välja arvatud siis selle, et meil ei olnud ühekordseid joogitopse, kasutasime topsi ringi ja juba tänu sellele suuresti me siis nägime, me saime nagu olulist tõuke, et siit on hea edasi liikuda ja avastasime pärast esimest festivali ühe väga suure probleemi, mida me üldse ei osanud näha. Ja need olid suitsukonid, et meie Illiku laid, väike saarek oli muidu täitsa puhas, aga me ilmselt ikka kuid koristasime neid konisid. Võib-olla liiga pikalt konidel ei peatu, sest ma näen, et ju Ines on ka siin. Ma loodan, et tema räägib sellest detailsemalt, aga pärast seda koni vaipa, mis Illikut kattis, meil oli pool aastat oli tugev brainstorm, et kuidas me selle lahendame. Ei suutnud välja mõelda pikka aega, kuni lõpuks jõudis meieni plastpudeli toorik. Äkki keegi ei ole näinud, on kops, konitops ja seda me jagasime ja siiamaani jagame festivali pääses kõikidele suitsetajatele ja see on meie festivali-platsi hoidnud võrdlemisi puhtana konidest. Ja mida me ei ole ju neid konisid lihtsalt prügikasti visanud, vaid me oleme nendest igast jaburat kunsti teinud, aga selle ma jätan küll Inesele rääkida ja jagada. Nüüd natukene liigume edasi, aastad edasi. Ühe tähelepaneku veel meie festivali algusaasta juures. Meil oli eesmärk, et me ei prindi, ei trüki oma festivali reklaami ja ka festivali platsil me siis proovime võimalikult palju silte ja viitasid olemasolevatele materjalidele joonistada, maalida, mis meil suurepäraselt õnnestus. Ja meie turundusstrateegia oligi see, et me kutsume võimalikult palju siis juba toimivaid klubisid, peosarju, raadiosaateid kokku ja nemad kutsuvad oma sõbrad sündmusele. Ja me küll disainisime omale plakati, aga me lõpuks mitte ühtegi ei printinud. Ja seda suunda me oleme siiamaani suutnud hoida. Et mõte teile ka kastist välja mõtlema, et kuidas saada oma üritusele reklaami teha nii, et ei peaks plakateid printima. Et tänapäeval on digiekraanid ja muud vinged lahendused. Loomulikult ka need on teatud jalajäljega. Ja mis puudutab üldse meie siis kohale jõudmist rohelisse maailma, on veel see, et see keskkond, kus sa teed, on väga oluline. On see siis sinu enda oma või on see lõpuks sul mingi rendipind. Et me oleme väga looduskaunis kohas, meil on meri ümberringi, meil on siin väga suured tuuled. Me oleme kogu aeg Keskkonnaametil pinnuks silmas, me ei tohi siin ühe kivi peal istuda ja teise murulapi peal sõita.
ja meil on kogu aeg öeldud, et seda ei tohi ja teist ei tohi ja me oleme küsinud, et miks siis ei tohi, et mis need põhjendused on ja ainuke, mis on suudetud siis öelda, et see ongi keeluala või see on kaitsevöönd, aga et mida me täpselt kaitseme, seda ei ole meile nagu selgeks tehtud. Kuni me siis otsustame tubli tudengi ja õppejõu abil kaardistada oma Illiku laiu looduse, et mis meil iga ruutmeetri peal kasvab. Ja tänu sellele me saime ise tohutult targemaks. Saime ka teada, et meil tõesti on siin ohustatud liike. Oli mitu liiki, mille kohta me ei tohtinud piuksugi isegi teha, mõõdeti mitu Eesti rekordit ja öeldi ka, et mitmed taimed on siin tänu meie tegevusele tegelikult isegi võib-olla kasvama hakanud. Aga see, et hoolida sellest kohast, kus sa toimetada teed, on võrdlemisi oluline. Mis veel põnevat? Kogu selle rännaku, Island Soundi rännaku jooksul me oleme väga palju kulutanud või võtnud aega selleks, et harida end, et me oleme julgenud vastu vaielda teatud müügimeestele. Toon lihtsa näite biolagunevate nõude kohta. Olles käinud aastaid igast siis konverentsidel või kuskil vestlemas, siis alati leiad need biolagunevate nõude tüübid ka kuskilt nurgast. Ja oleme võtnud päris paljude erinevate teemadega või teemad võtnud üksikuteks pulkadeks ja üks teema ongi need samad biolagunevad nõud. Et me teadsime, et me peame natukene põhjalikumalt uurima, et mis nendest biolagunevatest nõudest saab, et kas, kui me need oma sündmusele võtame, kas Eestis neid töödeldakse ümber ja kuhu need jõuavad ja nii edasi. Ja saimegi teada, et Eestis seda võimekust ei ole, et isegi meie festivali toidunõud ümber töödelda ja biolagunev plastik, kui satub loodusesse, siis võib tegelikult suuremat kahju tekitada, kuna ta laguneb väga väikesteks osadeks, et suurt topsi loom ehk ei söö ära, aga pisikese mikroplastiktolmu, et see satub kergemini organismi ja selle tulemusena otsisime me 2019 lahendust, kuidas oma 5000 külalist võimalikult mõnusalt väikse jalajälje ja prügita ära toita. Tegime koostööd Saaremaa toiduettevõtetega ja ma loodan, ma ei valeta, et see oli taaskasutuskeskus või uuskasutuskeskus. Aga me saime mitu tuhat nõudekomplekti ja panime kokku, leiutasime, mõtlesime välja nõudepesu käru ehk siis ratastel pesukäru 2 liiniga ja meil õnnestus 5000 inimesega festival ilma suuremate takistusteta ära teha niimoodi, et sellest nõudepesuhaagisest ainult 2-3 tunnil töötas 2 liini ja katkiseid nõusid oli väga vähe. Inimeste tagasiside enne seda sündmust oli võrdlemisi ettevaatlik ja teatud mõttes siis pelgati ja küsiti, miks me seda teeme. Pärast festivali see suuresti muutus. Oli ikka neid, kes virisesid ja kes ei viitsinud nõusid tagasi viia. Aga mis ma
võib-olla selline üldine mõte sellest kõigest on see, et mida me oma festivalil oleme mõelnud ja oleme rakendanud, on see, et me teeme julgelt asju, me paneme piitsutame oma festivali külalisi heas mõttes ja ma julgustan seda teil ka tegema. See loomulikult eeldab seda, et sa tunnedki oma valdkonda, et sa veendud teatud faktides ja sa usud ise sellesse, et see, mis sa teed, on õige ja et see harib, õpetab inimesi ja lõpptulem on ikkagi positiivne. Et nii on väga paljude meie roheliste ideedega, et me teame, et see nagu keegi töötab lolliks või keegi hüppab üle oma varju ja kellegi see kindlasti ei meeldi. Eriti siis, kui seda ei ole proovitud, katsetatud, vähemalt tutvusringkonnas, et kellegi puudub kogemus. Aga uskudes ja toetudes oma teadmistele ja faktidele, et siis julgustan nagu tegema julgeid otsuseid selles osas, et Piits ja präänik käib meil nagu käsikäes festivaliga. Ja me ei tahaks nagu liialt numbritesse minna, meil tõesti, nagu Katre ütles, meil on rohesaadikud ja rohemanjakid ja suur tiim, kes teeb ettevalmistusi, kes on kohapeal pidevalt töös ja loomulikult ka see, et me korjame siis infot kokku, me möödame, kaalume ja anname inimestele tagasisidet, et kuidas on läinud. Eelkõige on see oluline meie enda jaoks. Ja kui te veel sündmust korraldanud ei ole või olete, kuhu olete korraldanud, aga pole mõõtnud, siis oluline, mida endale latiks panna, on ikkagi teie ise. Et ei ole, võite omal visioonid ja unistusest seada, kuhu tahaks jõuda, aga kõige olulisem on see, et iseennast iga kord ületada, et seda, et siis iga külalise kohta jääks iga aasta natukene vähem prügi maha või et see jälg oleks väiksem. Et ei ole mõtet suuri festivali malliks võtta, võtke alati ennast ja proovige endast paremat tulemust teha saada. Kuna Katre pani siin tublisti üle aja ja rääkis väga paljudest asjadest, mitte üldse paha pärast, väga huvitav oli kuulamine, siis mind tegelikult väga huvitaks, ma näen siin vahepeal mingisugused küsimused või mõtted on alla visatud, et kas on mõni ka otseselt mulle, kas ma saan millelegi vastata, mõnele küsimusele? Ma näen, et Katre pani siia need lingid, mis võiks olla inspireerivad. Ja siis, et kes tahab, saab täiendavat infot. Ma ei tea, kas sa, Katre, tahad midagi kommenteerida neid lisaks? Ma tahtsin küsida, kui tohib. Nii, ma küsin seda, kui te mõõdate seda, see mõõtmine on mulle väga huvitav teema, et kui te mõõdate, kuidas te, kas te peate mitte Excelit või Google Drive'i või kuidas te nagu teete seda nagu praktilises plaanis? Mida on mingi süsteem? Mul on siin igasugused mingid tabelid nagu taustal lahti, aga ma ei ole võib-olla kõige õigem inimene seda kõike kommenteerima, aga ma tean, et pastakas ja paber on kõige lihtsamad asjad, neid ma olen näinud, et meie rohesaadikud ja manjakid nendega ringi käivad ja kui me oleme siin põhjalikuks läinud ja ma olen osalenud selles protsessis ka, et kuidas me siis hakkamegi mõõtma CO2 jalajälge külalistel, et siis me jõudsime ka ikkagi lõppude lõpuks see lihtsuseni, et meil on sellest
rahva hulgast on X arv inimesi, kelle me välja valime ja tegelikult kellelt me infot küsime, kuidas nad saabusid, kus nad liiguvad, mitmekesi, mida nad siin tarbivad ja nii edasi. Ja täpselt seesama tegelikult, mis sa rääkisid, et on teatud valemid välja töötatud juba, et meie ei ole mingit jalgratast leiutanud. Me oleme ka saanud infot AGF-ilt ehk Greener Festival Award, mis on meile andnud ette väga põhjaliku mitukümmend lehekülge materjali, et mida mõõta, kuidas mõõta. Me oleme selle järgi väga palju toimetanud ja kõige need lihtsamad asjad ehk siis meie sorteerimisplaan või jäätmekava, et seal oleme me ikkagi täpselt samamoodi, kõik jääb kaalu pealt läbi. Kõik kilomeetrid lähevad niikuinii transpordifirmadel kirja, et kui palju sõidetakse, mis kaaluga ja lõpuks need on Excelis selles mõttes küll, et kõik info me võtame sealt vastu, aga väga lihtsal kujul, ütleme nii. Ja Katre pani need lingid ja ma täiendaks veel ühe lingi võrra seda nimistut, et kuna me ka aastatega oleme hästi palju infot, meilt on palutud jagada, siis me oleme teinud oma rohelise kodulehe islandgreen.ee, kust samamoodi leiab siis mõtteid, et mida järgida, mida meeles pidada, kuidas vähendada, kuidas taaskasutada, kuidas uuesti ringlusesse võtta mingid teatud asju ja meie keskkonnateadlikud eriprojektid nagu konilaud ja elevant ja kops ja koni kogujad on seal samuti üleval, et nende kohta võiks sealt lugeda, kes soovib. Aitäh, Eliis, juba näen linki seal. Aitäh, Paap. Siin on üks küsimus ka, kas ka kuidagi sellele kommentaari ka anda? Oskab öelda, et mis juhtus puidust müntide toojadega, mis üks aasta festivali kasutusest, kes neid enam ei ole? Need on meil laos ja me kavatseme neid kasutada kindlasti. Et 2019, kui me neid kasutasime viimati, 2020 meil ei õnnestunud festivali teha peale koroonat ja eelmine aasta me põhimõtteliselt saime 6 aega enne festivali teada, et me üldse saame midagi korraldada. Et tegelikult aeg või nii väike ajaaken, see nõuab natuke rohkemat korraldust. Et me kindlasti toome need ööd tagasi. Ja nende öödega, neid toredaid lugusid olekski väga palju rääkida tegelikult, et need puidust mündid küllaltki pisikesed, setoonid, 1 ja 5, 1 öö ja 5 ööd ja siis meil ei olnud neid mõte sellest, et inimene peab ju kuhugi need panema, et kõigil ei ole taskuid ja kas see task on kõige mugavam, siis meile annetas kohalik sokifirma, kohalik sokitootja oma sokke, mis olid siis kas praagid või ülejäänud või lihtsalt letile seisma jäänud. Ja meil oli 5000 sokki, mida me jagasime ja väga naljakas oli festivali platsi peal vaadata, kuidas inimestel on sokid või 2 sokki pükste küljes ja lihtsalt lennutavad neid ja näed, keegi kirjutab, et tal endal sokk alles. Et väga tore. Jällegi, kui raha ei ole, siis tuleb küsida ja olla loov. Aitäh. See suurepärane näide, kuidas on võimalik teha suur üritus keskkonnasõbralikult, et me täna enamik inimesi korraldab selliseid võib-olla paarikümne, paarisaja inimesega üritusega oma organisatsiooni. Et see, mida sina saad teha, võiks olla väga inspireeriv, et on võimalik teha ülisuuri üritusi. Ja see on, me tegelikult oleme nagu väikselt alustanud või me oleme suht mingi
ju suht küla on see Orissaared ja see on siin suht nagu karu tagumikus ja selles mõttes ehe näide sellest, et mina väike inimene kuskil külas saan sellist asja teha või olen võimeline ja kui keegi leiab, et ma olen natukenegi tema mõttemaailma või ürituskorraldus maastikku muutnud, siis teadmine, et täpselt samamoodi saate ka teie teha seda. Igaüks saab seda teha, et see lihtsalt on tahtmist ja usku vaja. Aitäh, ma arvan, et lähme nüüd vaikselt edasi, kui kellelgi on küsimus, võib ka siia vestlusaknasse kirjutada, et me proovime ja vaatame, kus lõpus on, et saab veel võtta. Aga minu käest oli ka hästi hea, et saab seda välja, et mitte kõik probleemid ei ole alati väga hästi nähtavad, et mõni probleem on nagu mõõtmetelt väike, aga sisult väga suur, et me lähmegi edasi, et on kuni. Ütleme, mina ülikoolis töötades näen seda, et tegelikult suitsetamine ei ole enam väga populaarne tegevus, eriti nagu nooremate inimeste hulgas, aga Inesega tegime ka väikse ringkäigu ülikooli linnakus, et need vähesed inimesed suudavad tegelikult väga palju konisid toota. Et see tegelikult see on suur probleem ja sellest tegelikult Andre natuke räägib täpsemalt ja siis Ines räägib oma projektist, aga et räägime natuke sellest koni teemast ka siis lähemalt, et väike, mõõtmetelt väike, aga sisult suur probleem. Aitäh, tere ka minu poolt. Aitäh, Paap, aitäh, Katre, väga head mõtted. Kõik oli imeline, mis te rääkisite, olete suureks inspiratsiooniks ja see, et te juba kõike seda teete, see on õige suund, seda on väga tore kuulda ja näha. Mina olen siis Andre, olen Merialgapsiid kampaania eestvedaja. Minu abilisteks on kõik vahvad inimesed, kes kaasa mõtlevad, kes jagavad, kes tulevad nende hullude mõtetega kaasa, kes on nõus kaamera ees seisma ja ma võin öelda, et ma ajan seda asja nagu üksinda, aga see on okei, sest tegelikult me ajame seda selles mõttes koos, et kui ma palun kelleltki, siis tihti tullakse vastu ja ütleme, yes, teeme ära. Mis puudutab konisid, siis olukord on küllaltki sarnane siis, kui me alustasime. Midagi ei ole muutunud, inimesed viskavad ikka konisid maha. Et see hulk on ikkagi jääb sellisesse miljardi tuuri, mis aasta jooksul maha visatakse. Konide hulk, mis tekib, on umbes 1,5, ehk siis 1/3 läheb kuskil prügikasti, 2/3 läheb miskipärast maha. Ja soomlastega võrreldes soomlased suitsetavad soomlased 4 korda rohkem ja neil tekib 4 miljardit koni jäädet, siis võib eeldada, et meil ongi umbes miljard. Et see number on, ma algul ei uskunud, et see number nii suur on. Ma mõtlesin, et kas miljon või aga siis arvutid ja vaatad, et ikka on, tõesti on. Ja, et see, kui me 2 aastat tagasi tegime need kaevulugi märgistused, see mõju oli tegelikult küllaltki suur, sest paljud inimesed tunnistasid, et ausalt ma nagu ei teadnud. Ma nagu ei teadnud, et see ära ei lagune, ma ei teadnud, mis sellest saab. Et see teadlikkus on kasvanud. Aga arvestades seda kogu selle aja vältel kestnud tervisekriisi ja sõjakriisi, et see stressi level ja see suitsetamise vajadus, ma usun, et see ei ole kahanenud. Et selles mõttes see teadlikkus võib olla tõusnud, aga see suitsetamise hulk, ma usun, et on kasvanud. Kuigi inimesed on rohkem toas, võib-olla õues ei käi, ma ei tea, aga ma näen neid igal pool, me kõik näeme neid. Et selles suhtes, kui te lähete täna õue, kes te olete Tallinna peal, siis vaadake neid rohealasid, tehke omale selline väike eksperiment, et vaadake, kuidas te seda näete. Mina näen, võib-olla näete teiega. Aga see jutt nüüd tegelikult on nagu selge, et inimesed viskavad maha. Teie ei viska, mingit loengut pidama ei pea, et see on nagu selge. Küsimus on, et mis nagu edasi saab, et kuidas seda nagu lahendada. Et kuna ma mainisin selles oma tutvustuses, et ma nagu püüan rääkida sellest sõltuvusest, et miks me oleme nagu sõltuvad, miks on see suitsetamise sõltuvus ja miks see mahaviskamise sõltuvus. Et meil on tehtud hästi palju eeltööd, et me niimoodi käituks. Ja see on tulnud, me rääkisime siin enne plastiku taaskasutusest, me rääkisime süsiniku jalajäljest, aga
mul on komme minna hästi sügavale nende asjadega, et kui ma uurin, siis ma ikka vaatan nagu sinna vaiba alla ka, et tahan nagu teada, mis päriselt on. Ja see hulk tööd, mis on meie ajudega tehtud 50ndatel selleks, et me kõik suitsetaks, see on meeletu. See töö, et me viskaksime kõik ühekordse plastikuprügikasti, see töö on ka meiega ära tehtud ja see on tehtud hästi osavalt. Et kui me küsime, et kus kohast tuli see süsiniku jalajälg, siis selle termini tegelikult tootis British Petroleum, kes tegi meile sellise triki, et nad justkui õigustasid seeläbi, et nad võivad rohkem naftat toota. Et see jutt läheb sellisesse sellisesse paradigma muutusesse, mis eeldaks justkui, et me tõmbame suurkorporatsioonile jalad alt ära, aga justkui see ongi see, mida nemad on nagu läbi pika aja õigustanud, et me seda teeksime. Me tarbiksime rohkem, viskaksime ühekordset plastikut prügikasti, et me ei mõtleks selle peale, et see kõik on tegelikult suur lobitöö, mis on meiega tehtud. Et nüüd ongi see koht, et kas me oskame ausalt selle otsa vaadata. Ja mis puudutab jah, plastik, hea näide, et kui me räägime konidest, siis me teame, et see on plastik, meil ei tule pähegi, et see on plastik, me arvame, et see laguneb ise ära, täpselt samamoodi arvame, et need plastikupakendid, kui te kodus vaatate, võtate mingi suvalise plastikupakendist, vaatate, seal on see recycle märk, tegelikult see ei ole recycle märk, et see neid recycle märke on, see keskel on üks number 1-7 ja see tegelikult näitab seda, et see on plastikutüüp ja teatud plastikutüüp üldse ei taaskasutagi. Ainult 10% maailma plastikust läheb taaskasutusele, ülejäänud läheb ahju. Et see on ka selline osav töö, mis on just kuidagi tehtud, et me sellele tähelepanu pööraks, aga kui me oskame vaadata, siis me näeme, et jep, asjad on nii. Ja kuna meie kohus tegelikult Meri algab siit kampaaniaga ei ole ainult tuua tähelepanu suitsukonidele, vaid tegelikult mis on see efekt, mida nad teevad mullale ja veele, siis tegelikult seda konilaulu, ma arvan, et me laulame ainult võib-olla see aasta, me teeme tohutu suure koristustalgu, aga tegelikult meie eesmärk on rääkida mullast ja veest. Et kui me oleme rääkinud siin toidust, et toit on hästi oluline, et me läheksime taimse toidu peale, loomulikult on. Aga see, milline on mulla tervis ja mis on see orgaanika hulk, mis peab olema mullas selleks, et toit oleks tervislik. Me oleme sellest aastaid üle vaadanud, me paneme siin erinevaid kemikaale, jälle on tegemist suurte vendadega, kes on head ärimehed, nende ärimeestega peabki olema ettevaatlikud, nii nagu Paap ütleski. Et tegelikult muld oma loomuselt on rikas ja kui me sinna mingit põõrkaupa ei pane ja paneme oma toidujäägid tagasi, et komposteerimine on oluline, siis me oleme võidus. Senikaua, kui me mulda ja vett pritsime ja jumal teab millega siin rikastame, siis asjad ei ole nii head. Ja mis on veel üks huvitav aspekt, mida ka siin oli huvitav kuulata, et me räägime süsiniku jalajäljest ja mõtleme, et süsinik justkui on halb. Tegelikult süsinik ei ole halb, süsinik on see, millest kogu elu koosneb, süsinik on meie keha, kogu eksistents koosneb süsinikust, et küsimus on selles, et kas me paneme ta mulda tagasi. Ja me ei pane seda mulda tagasi sellepärast, et me arvame, et toit tuleb lihtsalt niimoodi NPK, naatrium, kaalium, fosfor paneme, aga mulda muudkui kasvab, tegelikult see nii ei ole. Et elus peab olema hästi palju naturaalset väetist, elu, igasugused satikad, putukad. Et kui te nüüd teete mingi tiiru näiteks oma koduhoovis või rohealal kuskil Tallinnas, siis vaadake, kui elus on muld. Proovige tabada seda momenti, et kui palju on taimkatet. Kui taimkatet on vähe, mis tähendab süsihappegaasi väljutamine on hästi mahukas, mis tähendabki, et ainus viis, kuidas me tegelikult selle süsihappegaasi mulda tagasi saame, on see, et me kasvatame. Me paneme selle musta mulla, katame rohealadega. See on ainus asi, mis taastab meil selle nii-öelda süsiniku ringluse. Et kui me mõtleme erinevaid jumal teab, mis riiklike süsihappegaasi kinnimaksmisi, jumal teab, see kõik on voodoo. Et meil on asi on lihtsalt selles, mis hulgas roheala meil on. Kui meil on asfaltbetoon, siis on süsihappegaas, kui meil on roheala, siis meil on hapnik. Nii lihtne see on.
Et see on see, mida Meri algab siit tegelikult rääkida soovib. Konid on lihtsalt väike indikaator, et kui me aru saame, et prügi ei käi maas ja üks koni mürgitab, jumal teab kui palju mulda ja vett, siis midagi ei kasva seal lihtsalt. Ma hea meelega jagan siia mingisuguseid linnukesi ka, viiteid. Jep, näiteks see, kust on tulnud see süsiniku jalajälje kontseptsioon ja kuidas siis tegelikult süsihappegaasi tagasi mulda saada. Kui on küsimusi konide kohta meie suurepärasest konikoristuskampaaniast, mis nüüd suvel tulema hakkab, siis ma hea meelega vastan küsimustele. Aitäh, Andre. Ma arvan, et praegu vestluses ei ole küsimusi tulnud, aga võib-olla tuleb, et on hea meel, et see niimoodi orgaaniliselt see vestlus on läinud niimoodi, et Koop ütles, et konid olid need, mis jäid, eks ju, mida võib-olla alguses ei pannud tähele, aga pärast nägid, et Illiku ümber on meri, et meri tegelikult on kohe igal pool ja see, mida teie teete, on need samad kollased märgistused kaevuluukide juures, et näidata inimestele, et ükskõik kus sa oled, siis tegelikult meri algabki sealt samast kaevuluugi juurest, eks ju, et see ei ole ainult, koni on lihtsalt kõige lihtsam asi, mis sealt veega ära läheb, et võib-olla suurem prügi sinna tõkerdub, aga tegelikult mitte midagi me ei tohiks visata loodusesse, mis sinna ei kuulu, et ma arvan, et see on selline silmi avav kampaania paljude jaoks olnud küll. Et Paagul on käsi püsti. Ja kui lubad küsida, raha ja mis tahes tehnilised mured kõrvale pannes, mis oleks mingi kampaania või mingi ideaal, kuidas me saaksime, ma ei julge öelda konidest nagu lahti või suitsetamisest lahti, aga kuidas me saaksime nii, et tõesti igaüks, kes suitsetab, mõtleb, et ai, ma ei taha seda kindlasti maha visata sellepärast, et ma saan sellest midagi või see on nagu mingi parema üllama eesmärgi nimel. On sul peas selline visioon, mis nii-öelda 1 000 000 eurot teeme ära või pole üldse rahaga seotud, aga nii-öelda nõuab midagi muud suuremat? No, mulle tundub, et kui tänapäeva inimene ikkagi on nagu sellises omakasu võtmes on nagu alati käpp, et kui ta midagi saab millegi eest, siis ta teeb. Et see teadmine, et ma olen kõigega üks ja see, et mina hingan puupeeru, et see teadmine nagu ei ole, vaata inimestes ei ole, et kõik asjad on omavahel nagu seotud, et mulle tundub, et see 1 000 000 ongi see, et inimestel on vaja lihtsalt teha spa külastusi või Island Soundi 3 pilet ja backstage näitlejatega, et mulle tundub, et see on nagu midagi sellist, et äge, aga see teadlikkus, kuna me juba oleme selle sammu justkui teinud, et meie juba teame ja kui me sellest räägime, siis ma usun, et see kasvab ja see lumepall on lihtsalt peatamatu, et tahes tahtmatu see korporatiivjõud, see on see, millega me vastastikku siin seisame ja kui me sellest räägime, me teadvustame seda endale, siis me oskame tähele panna seda, me ei lähe nii odavatesse lõksudesse. Et kui see teadlikkus on tekkinud, siis on ainult puhastustöö, on taasistutustöö, on taastav agrikultuur, on kõik ökoloogiline, aga nii-öelda kampaania korras, kuidas tuua nii-öelda siin ühe korraga ära teha. Ma lihtsalt näen, et see on mingisugune rahaline tasu või mingisugune auhind, et yes, kambavaim. Ma muud lahendust ei tea. Kui sul on, kui kellelgi on, palun väga, me ootame hea meelega. Pandisüsteem, et ostad omal kullast, koni otsad on kullast ja kui tagasi viid, siis saad midagi sellist. Aga selge on, nagu te ütlesite mõlemad ka, et ega see probleem üleöö ei lahene, et siis me ilmselt jääme seda vaatama veel mõneks ajaks, et küsimus on see, et kuidas me saaksime nad võimalikult palju kokku koguda, mis nendega peale hakata. Et selles mõttes on see koht nüüd hea sissejuhatus Inesele, kes on Tehnikaülikooli üliõpetaja, võiks öelda võib-olla teadlane, kes tegeleb konidega ja on selle teema võtnud omal südameseks. Et Ines, räägi meile, mis sa siis teed nendest konidest ja kuidas see läinud on, et ma pärast lõpetuseks ütlen ka, et Inese näitus saab olema, kui veel ei ole, ma ei tea, kas veel ei ole, aga kohe tuled Tehnikaülikooli foajeesse ja konitopse jagab meie nännipood suitsetajatele ja kokku saab nad koguda peamaja ees olevale Island Soundi konikogujasse, nii et Ines saaks neid kasutada. Et selliseid asju me sellel nädalal siis natuke päevakorda tõstame, aga annan Ines sõna sulle.
Ja, tere kõigile, hästi tore on teid siin näha. Ja ongi, et kõikide eelkõnelejatega on tegelikult mul ka oma seos olemas, et Katre puhul on see, et olen kunagi töötasin Wise'is, olen võtnud osa Wise'i suvepäevadest, et tõesti väga meeldejäävad üritused ja Paabu ja Andrega seosest räägin kohe ka lähemalt. Aga ma ütleks tutvustuseks nii palju, et olen tegelikult kunstnik, et ma ei tea, kas teadlaseks on võib-olla natukene vara mind nimetada, et olen küll TalTechi plastikutehnoloogia magistri tudeng ja olen peagi lõpetamas, et just see aasta nüüd lõpetan oma diplomitöö kirjutamist praegu. Aga üldiselt nimetan ennast kunstnikuks, et siin on näha mõningad tööd, et ma olen just siin välja toonud need viimaste aastate tööd, mis ma olen teinud ja need on siis just keskkonnateemalised. Ja ma alustaks sealt maalt, et tegelikult minu keskkonnakunsti saaga algaski Island Soundiga, kus siis tegin Island Soundile 2018 aasta need võrgust skulptuurid, mis on siin siis paremal pildil. Ja siis 2 aasta vältel, 2 festivali vältel tegin sinna 3 skulptuuri ja nende sisu on siis see, et töö nimi on Merest. Need on siis 3 figuuri, kes tulevadki justkui merest välja. Nad on siukse rõhutud olekuga ja kalavõrkudest, mis on ka teada-tuntud üks suur saastaja meredes ja ookeanides ja neil on tegelikult seal võrgu küljes ka jäätmed, et on prügi, on plastikjäädet, on ka konisid. Ja siis sealt edasi mul algas selline hästi tore partnerlus või koostöövorm Island Soundiga, Paabuga ja inimestega, kes on sellega seotud, kust siis sündiski minu esimene konitöö on siis see supilaud, mis on siin keskmisel pildil, on siis stand-up paddleboard inglise keeles, eesti keeles, ma ei tea, mis ta on, surfi, seisu, laud, midagi sellist. Ja see on nüüd siis laotud puhtalt suitsukonidest, pealmine pind, mille siis visuaali tegin mina, konid ladusin mina, kogutud on need Island Soundi festivali aladelt peale festivali ja ka ülejäänud aasta jooksul. Ja läbi selle projekti tegelikult siis läbi selle projekti ma saingi rohkem teada selle koni probleemi kohta ja koni saastamise ja kui suur probleem see tegelikult on, sest ma ise ei ole suitsetaja kunagi olnud, et üldiselt ka nagu jalutan suitsust kaarega mööda, aga nüüd mul oli tõesti selline väga-väga hands-on ettevõtmine, kus siis ei ole väga meeldiv töö, aga ometigi see kunsti ladumine suitsukonist, ütleme nii, et kuidagi inspireeris mind, et see materjal ise on tegelikult väga, minule kunstnikule vaatas, et kui ma seda tööd ladusin, siis ma nägin seal, et ma saan kasutada erinevaid konisid, neid on värvilisi ja on erineva mustusastmega, et kõik need panin sinna töö peale. Ja sealt ka tekkis mul siis inspiratsioon, et tahaks sellega edasi jätkata, et teha ka ühe skulptuuri sellest. Ja siis surfilaud saigi selline, et ta oli nüüd mõnda aega oli Tallinna Sadamas näitusel. Sealt tuli ka Tallinna Sadamaga tegelikult koostöö, kus ma tegin neile aeru, mis on siis Tallinna Sadama alalt Tallinna Sadama töötajate koristatud konidest tehtud. See on ka siin ühel pildil olemas, et see tegelikult seisab ka praegu veel Tallinna Sadamas ja on võimalik minna vaatama, see on teeterminali vabalt käidavas alas ja seal on ka video sellest, et kuidas tehti see surfilaud. Ja ühesõnaga nende tööde käigus, kuna ma olen ise ka hästi keskkonnale meelestatud inimene, et mul väga looduse lähedane ja kõik see on nagu hästi hingelähedane, siis mind on huvitanudki, et kuidas ma saan rohkem panustada sellesse keskkonnateemasse, et ma küll teen kunsti ja ma
annan edasi oma töödega selliseid keskkonnateemasid, aga mida ma saaksin veel teha. Et sealt mul tekkiski huvi, et ma tahaksin õppida plastikjäädete ja üldse selle prügijäätme probleemi kohta rohkem, et mis asi see materjal on, kuidas ta keskkonnas käitub, kuidas saaks seda ümber töödelda, kas ma saan seda ümber töödelda viisil, et ma saaksin seda kasutada oma töös, oma kunstiloomes. Ja sealt siis kuidagi areneski see minu nagu tee TalTechi plastikutehnoloogia magistrisse. Et läksin siis oma kunstiharidusega sinna, et nüüd ma olen siis teise aasta lõpusirgel ja kuna ma nende konidega tegelesin ja suhtlesin ka maailmakoristuspäevaga, et ma just tegingi seda Veenuse skulptuuri, mis on siin vasakul pildil, ja otsisin endale konisid, võtsin ühendust ka Teemääraga ja Andrega, kes siis ka selle konikoristusega tegeles, et konid, mis sai koristatud, et need palun andke mulle, et mis te nendega teete. Ja kuna neil tegelikult eesmärki ei olnud, et oleks läinud muidu prügisse, siis sain ma need endale, tegin selle skulptuuri ja samal ajal olin juba astunud TalTechi plastikutehnoloogiasse ja pidin siis tulema välja või võtma endale diplomitöö teema. Ja üks hetk mul lihtsalt tekkis selline moment, et oodata, aga nagu see koni filtri osa on plastik ja meil sisuliselt ei ole sellele eesmärki, et ta läheb ikkagi, isegi kui see kogutakse kokku, ta läheb olmeprügisse, ta läheb põletusse või siis jõuab lihtsalt keskkonda. Ja siis ma mõtlesingi, et aga ma saan selle probleemi äkki lahendada, et leian siis lahenduse, kuidas seda plastikjäädet ümber töödelda. Ja sinnani ma olengi oma tegemistega jõudnud, et nüüd diplomitöö raames olen arendanud materjali, kuidas teha konijäätmest taas töödeldud ja nüüd juba ka keskkonnasõbralik plastikmaterjal. Ja see siis on minu järgmine ettevõtmine, vaatan, kus ma saan siit järgmise slaidi, on siis Filaret, mis on siis keskkonnasõbralik 3D printimise materjal, mis on juba tehtud suitsukonijäätmest. Ja see oli, algselt oli ta lihtsalt mul diplomitöö, ma üldse ei arvanud, et sellest oleks mingisugune äriidee tuleks, aga sealt kuidagi kasvas välja selline startup idee. Ja minu partner selles ettevõtmises on Kristina, kes on ka siin kuulamas praegu. Ja läbisime nii TalTechi Deepesti spin-off programmi ja samuti Prototroni, et Prototroni me ka võitsime, just nüüd hiljuti sügisene voor oli. Ja sealt edasi me nüüd oleme selle ideega Tehnopoli startup inkubaatoris. Et sellisest ütleme, et kunstist jõudis asi konideni ja konidest jõudis asi materjaliarenduseni. Ja meie siis pakumegi seda lahendust, et mida nende kõikide konidega, mis festivalid alles jääb teha ja kuidas neid saaks paremini kokku koguda, et meie ettevõtmisega käib kaasas ka selline teadvustamistöö. Praegu on veel see materjaliarendus on töös, et meil materjal on sisuliselt olemas, meil on vaja see saada 3D filamendi vormi, kes ei tea, mis asi on 3D filament. See on siis 3D printimise materjal, mis on tavaliselt selline materjalilõng. Ta on tehtud plastikust ja ongi, et kuskil 60% kõikidest filamentidest turul on tehtud uuest plastikust. Ja Filaret siis lahendab probleemi mõlemalt poolt, et ühelt poolt võtab välja keskkonnas selle suitsukonijäätme, mis on siis juba toksiine täis, ta saastab keskkonda ja ta ei lagune väga kiiresti, et see võib võtta 15 aastat näiteks, et üldsegi see kuidagimoodi laguneks, et see plastikmaterjal tegelikult seal sees on tehtud tselluloosacetaadist, mis on siis küll tselluloosi baasil, aga ta on keemiliselt sünteesitud. Ehk siis ta seob endasse ka kõiki neid toksiine, mis suitsetamisel tekivad, seetõttu ta ongi mürgine jääde ja võib mürgitada siin, erinevaid andmeid on, aga et on tehtud katseid, kus mürgitab näiteks 1000 liitrit vett, et pooled kalad seal näiteks surevad ära. Ja siis teiselt poolt probleem, mida me lahendame, ongi 3D printimise jääde,
kuna 3D printimisel jääb seda tohutult palju ja ta on tegelikult inimeste seas väga populaarne, et 3D printimise masinad on juba jõudnud sellisesse staatumisse, et sisuliselt inimene võib osta endale 100-200 euroga juba töötava masina koju, et Eestis on ka neid 3D printijaid päris palju. Ja probleem on seal see, et kui sa prindid, siis tihtipeale lähevad mingid prindid nässu ja juba ühest ka välja tulnud prindist kuskil 15% läheb lihtsalt prügikasti. Ja kui nüüd 3D printimisel on see põhiline materjal on uus plastik, et selliseid taaskasutatud plastikuid on väga vähe turul, siis Filaret ongi, kes pakub ühte sellist lahendust. Et meil on nüüd plaan sellega minna, võtta see, või ühesõnaga me töötame selle kallal, et siis minna sellega suuremalt välja ja meie eesmärk ongi saada Eesti konidest puhtaks. Et ma olen välja arvutanud, et Eestis müüdud tubakanumbrite põhjal on seda potentsiaalset konijäädet Eestis, ainuüksi Eestis ühe aasta jooksul 348 tonni. Et seda on päris palju. Et see ei ole tegelikult, ta on küll väikene asi, aga seda jäädet on tõesti palju ja Andrega me ka arvutasime, et see teeb siin kuskil 107 rekkatäit konisid. Et see 348 tonni on võib-olla natukene abstraktne number, aga jah, et kui mõelda 107 rekkatäit, siis see on arvestatav kogus, et sellest saab juba ka päris palju taastöödeldud materjali. Ja mis ma siis teen selle materjaliga ongi, et ma sisuliselt pesen ta puhtaks, eemaldan sealt toksiinid, segan sisse keskkonnasõbralikke materjale ja eesmärk on saada keskkonnasõbralik, mis ei ole enam mürgine ja ka päriselt komposteeruv materjal, et siis, kui inimene sellega prindib ja tal läheb näiteks midagi nässu, ta saab selle visata oma komposti. Et ei teki seda jäädet ja selle läbi me ka pikendame konifiltri eluiga, et konifiltri materjali eluiga, et ringmajanduses ongi oluline see, et materjalid kestaksid kauem, nad suunatakse tagasi ringlusesse ja see on siis see, mida Filaret püüab teha. Ja ma ei teagi, et ma vist sain nüüd kiirelt ära räägitud, mis see minu teema on ja millega ma tegelen. Et ma ei tea, võib-olla on küsimusi. Aga selle ma võin ära mainida veel, et praegu ka lisaks sellele Filaretile tegeleme või mina siis praegu teen ka veel koostööd Island Soundiga ja selle aasta suvel tuleb üks minu suurim skulptuur sinna välja, mis on siis juba selline 4-meetrine vaal, mis tuleb ka suitsukonidest, kalavõrgust, prügijäätmest, et kui seda tahta näha, siis saab juba suvel Island Soundil näha. Ja teeme ka koostööd Andrega Filaretiga just selle suure konikogumise raames, mis nüüd suvel hakkab aset leidma, et selle osas ma soovitan hoida silmad-kõrvad lahti, et tulevad siuksed võib-olla mingid rahalised auhinnad inimestele, kes koguvad suure koguse konisid, et saaks need keskkonnast välja ja siis need konid suunataksegi Filareti ümber töötlemisse. Et meil on ka tegelikult partnerid olemas konikogumises, et on näiteks Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaam, Larsen Housing, ka teeme ära või siis maailmakoristuspäev, nendega teeme koostööd, et koguda need konid kokku ja me järjest laiendame enda võrgustikku, et kui siin on inimesi, kes korraldavad üritusi ja teavad, et seal inimesed suitsetavad, siis võib meiega ühendust võtta. Et meil koduleht on küll uuendamisel, aga kõik info, kontakt on siin olemas. Ja väga ootame neid koostööpakkumisi ka, et kust võiks konisid veel kokku koguda, et me saaksime need kõik suunata taaskasutusse, pikendada materjali eluiga ja et ühesõnaga meil on Filaretiga eesmärk ikkagi see suitsukoni probleem Eestist ja võimalusel siis ka laiemalt maailmas ära lahendada.
Vot. Ines, nii inspireeriv, kuidas oma kirest võib areneda teadustöö ja sealt edasi äri, et mis tegelikult on jätkusuutlik ja aitab maailma paremaks muuta. Et ma arvan, et meil tegelikult kõigil on see potentsiaal oma igapäevases tegevuses leida need kohad üles, mis toidavad ühest küljest meie hinge ja teisest küljest aitavadki maailma muuta. Et minu arust nii äge, et meil on teadlaste hulgas ikkagi, et me saame oma teaduse kaudu maailma teistsuguseks muuta. Aitäh sulle ja meil on siis ka praegu ülikoolis vähemalt sellel nädalal, aga võib-olla ka natuke pikemalt konikogumine plaanis, et need, kes ikkagi mingil kummalisel põhjusel täna veel suitsetavad, siis saavad konitopsi Meenete poest tasuta ja maja ees on Island Soundi konikogu ja siis Ines võtab sealt konid ise ära ja paneb vaala sisse võib-olla. Jah, just, et jah, ma tahtsin ka seda mainida, et Kops konitops siis koostöös Island Soundiga jagame Meenete poes TalTechis, et seal on väga suur hulk neid sinna ei ole praegu anda, aga üksjagu ikka saab. Ja siis jah, et siis peale seda videot ka ma panen üles TalTechi peamaja foyeesse oma Veenuse skulptuuri ja sinna tuleb ka siis Filareti niisugune vitriin display, vitriinkapp, kus on siis see koni teekond ära seletatud, et kuidas saab konist materjal, et seda saab siis veel see nädal ja võib-olla ka pikemalt peamaja foyees näha. Enne kui me otsad kokku tõmbame natuke üle aja läinud, aga äkki on mõni selline pakitsev küsimus kellelgi, et kes ükskõik milliselt esinejad või esinejad ise palutud hakkisid. Mõtlesin, et jumala hea võimalus teha üleskutse või pakkumine. Nimelt me otsime Island Soundi tiimi ühte rohesaadikut rohemanjakki juurde, et kui siit seltskonnast peaks kellelgi olema huvi tegeleda Island Soundi roheasjadega, siis meil on ruumi ja meil on vinged plaanid eriti aastaks 2023. Et siis palun kirjutage mulle paap@islandsound.ee. Ma mingit CV-d midagi ei oota, ma tegelikult tahame lihtsalt põlevaid inimesi täis tahtmist. Silmad põlevad siis mitte muud asjad, aga silmad põlevad ja lihtsalt vestleks ja uuriks, et mitte midagi liialt formaalset. Poolkohaga või täiskohaga lühikeseks või pikaks ajaks. Aitäh teile. Ja Island Soundi pere on väga-väga tore, et mul on ka hästi hea meel, et ma olen sellest osa saanud, et väga soovitan liituda selle ettevõtmisega. Ma tahtsin ka ütelda aitäh teile kõigile, eriti Island Soundi esindajale Paabile. Ei suuda praegu käänduda. Et ma lihtsalt ennem jätsin ütlemata, et kuskil 20 kilomeetrit Orissaarest Leisis toimus ju õlletoober hästi pikalt. Ja siis kui võrrelda neid üritusi, mis on nagu täiesti nagu kõrvuti eksisteerinud, lihtsalt nagu 10-aastase vahega enam-vähem, ma ei tea neid aegu, et siis tegelikult muutus on suur, et me võime siin praegu kurta, et kõik on halvasti, tegelikult ju väga ei ole, et asjad muutuvad ajas kogu aeg paremaks. Seda sinna. Aga ma tänan kõiki tänases seminaris osalejaid, eriti ettekandjad, et mul on nii väga hea meel, et ma olen teiega tuttavaks saanud ühel või teisel viisil, et te teete selliseid ägedaid asju, et mul on au teid tunda ja võib-olla ka ise kuidagi kaasa aidata ja teistele kuulajatele, et ma loodan, et siit tekkis ideid selles osas, et kui te ise korraldate üritusi, et kuidas seda teha vastutustundlikumalt ja jätkusuutlikumalt ja kui te olete üritustel osalejad, mida te kindlasti kõik olete, et nõuda ürituste korraldajatelt selliseid võimalusi, et te saaksite vastutustundlikult ise käituda nende sündmustel, kus te käite. Et ma väga tänan kõiki tulemast ja soovin teile kõigile jätkusuutlikke üritusi ja hästi palju koostööd. Et aitäh kõigile!